tere! Selles videos käsitleme 3 poliitilis-majanduslikku ideoloogiat, milleks on kommunism, sotsialism ning kapitalism. Need 3 on maailmas enim levinud ideoloogiad nii minevikus kui ka tänapäeval. Video annab ülevaate ideoloogiate iseloomulikest joontest, ajaloost ja esindatusest tänapäeva ühiskonnas. Aga alustame algusest. Mis on ideoloogia? Ideoloogia on kogum ideid, mis propageerib kindlaid väärtusi, seab eesmärke ja kirjeldab, milline peaks olema ühiskonna ning majanduskorraldus riigis. Ideoloogiate olemuse tundmine aitab paremini mõista ajalugu, toimunud konflikte ja sündmuseid. Samuti kujundavad need majandusühiskondlikud süsteemid maailma ning rahvusvahelisi suhteid ka tänapäeval. Järelikult neist teadlik olles saame kriitilisemalt hinnata nii ühiskondlikke otsuseid kui ka majanduse kulgemist. Esmalt vaatame kapitalismi. Kapitalism on ühiskondlik majanduslik süsteem, mida iseloomustavad eraomand, vabaturumajandus ja konkurents ning kasumi saamisele suunatud majandamine. Tehased, masinad, tehnoloogia ja maa on kõik eraisikute, mitte riigi käes ning toodete hinna määrab turunõudlus. Ettevõtted ja üksikisikud püüavad teenida võimalikult suurt kasumit. Kapitalism on väga konkurentsitihe, sest ettevõtted toovad konkurentide ületrumpamiseks pidevalt turule uusi tooteid või teenuseid, millel on parem hinna-kvaliteedi suhe. Kapitalismi esimesed jooned avaldusid 15. sajandil Itaalias, kui hakkasid tekkima suuremad linnad, arenema pangad ja rahvusvaheline kaubandus. Kapitalismi kui ideoloogia teooria tõi aga inimeste teadvusesse Šoti majandusteadlane ja filosoof Adam Smith oma 1776. aastal ilmunud teoses Uurimus rahvaste rikkuse loomusest ja põhjustest. Nii hakkaski kapitalism levima. 18. ja 19. sajandil toimunud tööstusrevolutsiooni käigus sai sellest valitsev majanduspoliitiline süsteem ning omandas selle käigus meile tuttava kuju. 20. sajandil peale esimest ja teist maailmasõda läbis kapitalism veel olulisi muutusi. Näiteks suure depressiooni ehk ülemaailmse majanduskriisi tõttu oli riik sunnitud hakkama sekkuma majanduse stabiliseerimisse. Kõige olulisemaks tunnuseks, mis eristab kapitalismi teistest videos käsitletavatest ideoloogiatest, on luba eraomandile. See tähendab, et kapital ning muud ressursid, näiteks tootmisvahendid ja maa, kuuluvad eraisiku või ettevõtte, mitte riigi omandisse. Eraomand on seadusega kaitstud. Kapitalistlikku ühiskonda iseloomustab ka inimeste vaheline ebavõrdsus, mis on tingitud rikkuse ebavõrdsest jaotumisest. Sissetuleku suurus ja ressursid määravad inimese sotsiaalse positsiooni ning ühiskonnas kujunevad sotsiaalsed klassid. Kapitalistlikus ühiskonnas võib riik kehtestada regulatsioone, mis kaitsevad tarbijaid, töötajaid ja ettevõtjaid. Samuti võib riik turgu puudujääkide korral stabiliseerida, kuid üldiselt on riiklik sekkumine majandusse piiratud. Kapitalism põhineb vabaturumajandusel, kus kaupade ja teenuste hinna määrab nõudluse pakkumise vahekord. Vabaturumajanduse tunnuseks on suur konkurents, ehk ettevõtted konkureerivad üksteisega turul. Vabaturumajanduses on ettevõtete ja üksikisikute peamine eesmärk kasumit teenida. Liigume edasi kommunismi ja sotsialismi juurde. Kommunism on poliitiline ja majanduslik ideoloogia, mis taotleb klassivaba ühiskonda. Kommunismi eesmärgiks on kujundada ühiskond, kus inimeste vahel ei eksisteeri majanduslikku ega sotsiaalset ebavõrdsust, puudub eraomand, kõigil on olemas võrdne ligipääs ressurssidele ning majandust kujundab oma käe järgi riik. Sotsialism on ideoloogia, kus poliitika ja majanduse vallas rakendatakse riiklikku regulatsiooni eesmärgiga ühiskondlikku rikkust võrdsemalt jaotada. Sotsialistid usuvad, et ühiskond peaks olemasolevaid ressursse kollektiivselt haldama, et kõik liikmed saaksid võrdselt kasu. Erinevalt kommunismist on sotsialistlikus ühiskonnas eraomand osaliselt lubatud. Kommunismi ja sotsialismi käsitletakse tavaliselt koos, sest eelnimetatud ideoloogiad on omavahel äärmiselt sarnased ning neid eristab vaid õhkõrn piir. Teoorias on sotsialism ülemineku aste kapitalismilt kommunismile. Kommunism on äärmuslikum ja radikaalsem. Sotsialistlik kommunistliku ideoloogia rajasid saksa õpetlased Karl Marx ja Friedrich Engels. 2 õpetlase koostöö tulemusena ilmus 1848. aastal teos Kommunistliku partei manifest.
Teost nimetatakse kommunistide ja sotsialistide tegevusjuhiseks, sest manifest andis suunitlusi kapitalismi kukutamiseks ja klassideta ühiskonna loomiseks. Kommunistliku partei manifestis välja toodud peamised ideed on järgmised. Esiteks, töölisklass ehk proletariaat peab saavutama võidukäigu ühiskonnas. Teiseks, ühiskondlik struktuur tuleb täielikult ümber kujundada, sest kapitalistlik süsteem on oma olemuselt vigane. Marxi ja Engelsi ideed hakkasid levima 19. sajandi lõpul. 1922. aastal loodud Nõukogude Liit oli esimene sotsialistlikke ja kommunistlikke põhimõtteid rakendav riik. Peale teist maailmasõda levisid need ideed ka Euroopas. 20. sajandi keskel levisid sotsialism ja kommunism ka Aasiasse ning ideoloogiad võtsid omaks Hiina ja Põhja-Korea. Sotsialismi ja kommunismi iseloomustavad peamiselt järgmised tegurid. Esiteks, sotsialistlikus ja kommunistlikus ühiskonnas on eraomand kas osaliselt või täielikult keelatud ja riigistatud. Eraomandiks loetakse eelkõige vahendeid ja ressursse tootmiseks, nagu näiteks tehased, maa-ala ja masinad. Sotsialistid ja kommunistid usuvad, et eraomand on peamine aspekt, mis viib inimeste vahelise ebavõrdsuseni ühiskonnas. Seepärast on kõikidel ühiskonna liikmetel võrdsed võimalused ning õigused ja ressursse jaotatakse nende vahel õiglaselt. Teiseks, sotsialismi ja kommunismi üheks alustalaks on klassideta ühiskonna kontseptsioon. See tähendab, et riigis on likvideeritud kõik, mis võib põhjustada klassivahesid ühiskonnas. Inimesed omavad võrdset sotsiaalset ning majanduslikku positsiooni. Näiteks võrdsustatakse rikkuse jaotumist maksude abil. Kolmandaks, nii sotsialismi kui ka kommunismi puhul on riigi osalus majandustegevuses suur. Majandus ja tootmine on riiklikult reguleeritud. Turu asemel annab suunitlused tootmiseks riik, mille järele on nõudlus ning kui suurtes kogustes on vaja midagi toota. Samuti määrab riik toodete ja teenuste hinnad. Neljandaks, tööstuste ja tootmisalade juhtimine on omavahel konkureerivate üksikisikute käest ära võetud. Tootmisvaldkondi juhitakse riikliku plaani järgi kogu ühiskonna kasu silmas pidades. Tootmisesse kaasatakse kõik ühiskonna liikmed. Taoline kord kaotab täielikult konkurentsivõitluse ja asendab selle ühistööga, mille eesmärgiks on likvideerida vabaturumajandus ning sellest tulenev inimeste vaheline ebavõrdsus. Kapitalism tänapäeval. Tänapäeval esineb kapitalistliku ideoloogia tunnuseid paljudes arenenud riikides. Üks näide sellest on Ameerika Ühendriigid. Sotsiaal- ja tervishoiuteenused kuuluvad suuresti eraomandile, mistõttu on rahval ettevõtetest sõltuv tervisesüsteem. Seetõttu ei ole inimestel kohustuslikku sotsiaalmaksu ega tervisekindlustust, vaid inimesed tasuvad oma tervisekulud ise. Suurettevõtted, nagu ExxonMobil või Meta, mõjutavad lobitöö ja poliitiliste annetuste kaudu seadusandlust, mis peegeldab kapitalismi läbipõimumist valitsemise ja regulatsioonidega. Enamik ülikoolid on tasulised prestiižsed eraülikoolid, näiteks Harvard ja Stanford. Kommunism ja sotsialism tänapäeval. Tänapäeval näeb sotsialistlikke jooni Skandinaavia riikides. Siinkohal keskendume näiteks Rootsile. Rootsis ühendatakse kapitalistlik majandussüsteem tugeva sotsiaalse heaoluga, mistõttu peetakse seda eelkõige sotsiaaldemokraatlikuks riigiks, kus peamiste sotsialistlike omadustena saab välja tuua. Kõrged maksud ja maksude ümberjaotumine, mille rakendamisel rikkamad inimesed maksavad suurema osa oma sissetulekust maksude näol, et rahastada sotsiaalseid teenuseid ja toetada madalama sissetulekuga inimesi. Rootsi valitsus mängib olulist rolli tööturul, pakkudes näiteks tuge töötutele ja investeerides aktiivselt töökohtade loomisesse. Rootsis on tasuta haridussüsteem, alates lasteaiast ülikoolini, mis aitab vähendada klasside vahelist ebavõrdsust ja annab kõigile noortele võrdsed võimalused hariduse omandamiseks. Rootsis on hästi välja kujunenud sotsiaalkaitsevõrgustik, mis pakub tuge näiteks tervishoiu, töötuskindlustuse, lastehoiu ja pensioni valdkondades. Äärmuslik sotsialistlik kommunistlik kord valitseb nüüdisajal vaid järgmistes riikides: Kuuba, Laos, Põhja-Korea, Vietnam ja Hiina. Kui Skandinaavia riigid rakendavad sotsialistlikke jooni sotsiaalse heaolu tõstmiseks riigis, siis äärmuslikes riikides näeme neid hoopis range keskvõimu näol.
Tänapäeval eksisteerib mitu nii-öelda hübriidriigikorraga riiki, kus lähtutakse mitme ideoloogia põhimõtetest. Näiteks Hiina, kus majandussüsteem on kapitalistlik, kuid äärmuslik kommunism säilitatakse poliitikas. Hiina sõnul valitseb riigi ühiskonnas Hiina eripäradega sotsialism. Hiina näitel võime välja tuua järgmised kommunistlik-sotsialistliku ühiskonna iseloomustavad tegurid. Riigil on suur mõjuvõim inimeste üle. Pidev kontroll, tsensuur ja inimõiguste rikkumine on Hiinas tavapärane nähtus. Näiteks on riigis kasutusele võetud sotsiaalse krediidisüsteem, mis aitab inimesi jälgida ja nende tegevusi piirata. Sektorid nagu energeetika, pangandus, transport ja telekommunikatsioon on riiklikus omandis. Riigiettevõtted peavad järgima partei suuniseid, isegi kui nad konkureerivad majanduses. Näiteks otsustab riik, millised ettevõtted ja eraisikud pangast laenu saavad võtta. Hiina Rahvavabariigis on Hiina kommunistlikul parteil ainuvõim. Kõik olulised otsused tehakse partei keskkomitee või partei liidri juhtimisel. Kogu maa kuulub riigile, mitte eraisikutele ning seda kasutatakse kollektiivsete eesmärkide saavutamiseks, näiteks linnastumise või tööstuspiirkondade arendamiseks. Käime üle käsitletud ideoloogiate olulisemad tunnused. Kapitalismi iseloomustavad peamiselt eraomand, vabaturumajandus ja turukonkurents. Eraomand on lubatud. Riigis kehtib turumajandus ehk nõudlus ja pakkumine määravad ressursside jaotumise. Majanduskorralduses on riigil vähene sekkumine ja turgu reguleeritakse vaid vajadusel. Kapitalismi tugevusteks on innovatsioon, efektiivsus ja turukonkurents, mis motiveerib ettevõtjaid pakkuma parimat hinnakvaliteedi suhet. Nõrkkohtadeks on aga majanduslik ebavõrdsus, rikkuse koondumine ja risk monopolide tekkeks. Sotsialismi iseloomu joonteks on ressursside võrdne jaotumine ja riiklik regulatsioon. Siinkohal on eraomand osaliselt lubatud. Riik reguleerib ressursside jaotumist ja teeb seda võrdselt. Majanduskorraldus on riigi kontrolli all ja tootmine on riiklikult juhitud. Sotsialismi positiivsed omadused on võrdsem rikkuse jaotus, sotsiaalkaitse ja võrdsete võimaluste tagatus. Nõrkuseks on võimalik bürokraatia ja piirang konkurentsil. Kommunismi iseloomustab klassideta ühiskond, plaanimajandus, keeld eraomandile ja absoluutne võrdsus. Kommunismi ideoloogia põhiselt on eraomand täielikult keelatud. Riik omab täielikku kontrolli tootmise ja toodangu jaotuvuse üle. Kehtib riiklik plaanimajandus ja konkurentsi puudumine. Kommunismi eeliste all võib välja tuua võrdsuse ja klasside puudumise ning ühistöö ühiskonna kasuks, kuid niivõrd äärmusliku süsteemi korral on miinused ilmselgelt ülekaalus. Näiteks on nendeks madala motiveeritus inimeste seas, majanduse tsentraliseerimine ja vabaduse ning individualismi täielik puudumine. Loodame, et oskad nüüd kommunismil, sotsialismil ja kapitalismil selgelt vahet teha. Tead, kuidas need alguse said, tunned ühiskonnas ära ideoloogiatele omaseid tunnuseid ja mõistad nende esinemist riikides üle maailma.